aga tere ilusat neljapäeva. Tere! Ja täna on eriline päev, sellepärast et täna on 10. juuli ja 10. juulil oleks üks inimene, kes on meile väga paljudele väga erilise tähtsusega Ja meid väga palju mõjutanud. mõjutanud, oleks saanud 79-aastaseks. Ta on seotud süsteemiga, kes arvab, kes see on? Kim Torman. Tänan, jah, tänan. Jimmy sünnipäev. Nii et ta oleks, jah, sünniaastapäev, ta oleks saanud 79-aastaseks, nii et saadame talle sinna pilve piiri peale siis palju tervisi meie Eesti poolt. Aga meil on täna siis tooteõhtu ja nii nagu ikka tooteõhtul me räägime siis nii uudistest. Paljud on juba pannud tähele, et on uus Amway-leht, et natuke tahab harjumist, aga kindlasti juba praegu ma võin öelda, et ta on kordades parem kui vana. Ja nüüd neile, kes ei teinud tellimust juunikuus ehk eelmine kuu, siis neile soovitame eelkõige, kui sa nüüd lähed oma uuele lehele, siis kõigepealt registreeri uuesti oma krediit- või debetkaart. Et süsteem muidu ei võta seda neid vanu andmeid ei võta üles. Et see info saadeti kõikidele liikmetele ka, aga ma arvan, väga paljud lasid selle kõrvust ja silmist mööda, nii et juhul, kui juunis tellimust ei teinud, et siis esimene asi, teha ära see nii-öelda krediitkaardi uuendus, et see ei maksa midagi ja siis saab juba teha tellimuse. Nii, aga kui me räägime tellimuste tegemisest, siis me oleme piisavalt palju rääkinud korduvtellimuse tegemisest ja kui kasulik ja arukas oleks seda teha. Ja Kaisa, sinul läks täna öösel eile öösel läks korduvtellimus maha ja kuna sa planeerisid väga nii-öelda arukalt seda, siis äkki sa jagad oma kogemust, et kas oli mõtet sellel arvutamisel ja selle planeerimisel? Jaa, just tere ka minu poolt. Et just see planeerimise osa on hästi tähtis ja mitu korda üle vaadata. Et ma tahtsin kasutada maksimaalselt ära kõik kupongid ja mul oli siis see 15% soodustus läks ka maha, mis oli tegelikult 90 eurot. Ja ma mõtlesin, et ja siis pluss veel boonused, 15% soodustus, mis on siis iga kolmas kordustellimus. Seetõttu on ülimõistlik pannagi sinna tooted, mida sa nagunii tellid, mida Sille Talis on korduvalt rääkinud, milleks siis mitte kasutada seda, et sa saad peaaegu 100 eurot soodsamalt, eks. Ja need tooted läheb vaja, need oli väga kiirelt vaja. Need ei olnud mingi mul lihtsalt, ma ei tea, niisama varuks tellitud. Et ja selline planeerimine ja ma ei tea, ma teengi nüüd viimased kuud olengi teinud, kui ei ole selliseid kiireloomulisi väiksemaid tellimusi, siis ma panengi kohe oma igakuise suure tellimuse, kordustellimuse alla ja mul tuleks lihtsalt üks pakk korraga ja siis aga eriti mõistlik on vaadata, et kui on see 15% soodustus, et siis mina seekord eriti panin ka komplektid, mis on juba soodsamad ja kõik siis parimad pakkumised oli vana lehe nimetus, ma ei tea, kuidas praegu, ikka vist ka parimad pakkumised ta on ilmselt see, kus tellija säästa, ühesõnaga kõik need tooted, mis lähevad selle kordustellimuse soodustuse alla. Et neid ma panin ka veel, vaatasin 5 korda üle. Ja jah, väga lahe, aga mis ma kindlasti soovitan, et veel ja veel üle vaadata, veel eelmisel õhtul ka, et kas kõik tooted on olemas. Et võib juhtuda, et seal mingid punktid jäävad puudu ja siis see puudutab kuponge just peamiselt. Ja tore on näha, et ma lisasin nagu tooteid või komplekte ja aina suuremaks läks see soodustuse number, sest see on ju 15%, eks. Et soovitan.
aitäh. Aga teil ei ole mikrofoni. Vajutasin küll oma arust, aga vist ei mõjunud. Et nii palju ka veel, et paljud panid tähele, et alates tegelikult juba eilsest, aga noh, ütleme täna tuli info, on siis niimoodi, et kõik, kes ostavad Artistri, Nutrilite'i või XS-i tooteid vähemalt 100 punkti eest, saavad siis tasuta kasti seda XS-i ilujooki. Ja see nüüd küll ei kehti korduvtellimuse puhul, et kui sul on korduvtellimus läheb ära, siis sellised kampaaniad korduvtellimuste puhul ei kehti. Et see on see. Aga muude kampaaniad? Muude jah, ütleme jah, et see korduvtellimus läheb kindlasti selle Nutrilite'i kaalu või Amway kaalu nii-öelda kampaania alla. Sinna ta läheb kindlasti. Aga just jah, et see kampaania kehtib siis kuni 23. juulini või kuni siis seda XS-i ilujooki jätkub. Ja teine uudis tuli ka täna, et taas on müügil nii-öelda roosa XS ehk pink Grape'i XS. Et kui te nüüd seda tellite, siis hetkel, kui purk saab tühjaks, siis ärge seda kohe taarapunkti viige, sellepärast et hetkel käivad veel nii-öelda need arvutitööd või ütleme see, et see kood saaks ka sellesse Eesti süsteemi sisse. Et noh, igal maal on oma erisüsteem ja see võtab natuke aega, nii et Amway annab sellest teada, kuna siis võib, nii et ei ole mõtet neid ka ära visata, siis selle eest sa saad raha tagasi, aga et ei ole mõtet ka sellega praegu minna taarapunkti. Et nii palju XS-idest siis. Ja võib-olla siis annaks nüüd sõna siis hästi põgusalt, sa räägid siis sellest imeloomast. Imeloomast, et ma tõesti väga pikalt ei räägi, aga kuna on lubatud, et sellest uuest aparaadist räägime, siis ma võtsin kohe, et ei hakkagi panema pilti, eks ju. Võtsin ta siia kaasa ka, ma lihtsalt näitan. Selle aparaadiga nüüd on niimoodi, et ta on väga mugav kasutada. Ta on tõesti väga mugav kasutada. Ja ta on, ütleme, et sobib inimesele, kes on regulaarne kes regulaarselt oma näohooldusega tegeleb, kes kasutab seerumeid ja on valmis panustama nagu igal õhtul ja hommikul, maksimaalselt läheb kokku 5 minutit tegelikult, et ei lähe rohkem kokku aega selle hoolduse peale, aga sa pead ta ikkagi ära tegema. Ja ma olen nüüd kasutanud, ma olen kasutanud nädal. Ma olen nädal kasutanud. Ma küsisin täliski, et vaata, et ütle, et kas on siis näha juba, et kas ma olen juba ilusam. Ta ütles, et ma ei tea, et kogu aeg nii ilus, et mina ei saa küll mingit vahet ei näe, ütles ta mulle. Aga ma võtsin seda siiski komplimendina. Nii et aga ma tunnen, et tegelikult nahk muutub küll. Ja tal on see, ma lihtsalt näitan, et see on nii huvitav, vaadake, kuidas, et tal on 2 erinevat otsikut, praegu mul on 1 otsik peal. Kui ma nüüd keeran seda otsikut, näete, ma vaatan, kuidas pidi ma keeran, näete, niimoodi keeran ta nurga alla. Siis ta ütleb Artistri ja tuleb siia see ette ja näete, ma ei tea, kas siit praegu on näha, niimoodi ei ole näha, tegelikult on siin üleval on siis vitamiin C funktsioon ja all on siis skin care ehk skin nutritioni pealepanemise funktsioon, eks ole, et enne teed ühe ära ja siis teise. Et see on nüüd ja selle otsikuga on siis need. Nüüd, kui ma vahetan otsikut, on väga lihtne vahetada, eks ju, panen nüüd selle teise otsiku, vaatan, et mul õigesse kohta läheb see, ma lihtsalt näitan, kui lihtne see on. Nii, teine otsik lõpsti ja kui ma nüüd keeran seda otsik, et näete, siis tuleb, ta ütleb jälle meile Artistri ilusti ja siis tuleb, siin on nüüd, vot nii on näha, näete, skin fitness funktsioon, et ühesõnaga sa ei saa kogemata vale funktsiooniga, vale toodet kasutada. Et selles mõttes on ta täiesti kindel, lihtsalt niiskelapiga ära puhastada ja selle aluse peale, nii et kui sa paned laadima, siis ta puhastab, see ultraviolettvalgus puhastab seda otsikut ka. Nii et kiire
tegelikult lihtne ja tõhus ja mida ma kindlasti soovitan, et kui sa plaanid seda osta, siis seda saab osta järelmaksuga, et on mõistlik osta järelmaksuga. Sest noh, ütleme niimoodi, et ta ei maksa 100 €, ta maksab ikkagi tunduvalt rohkem, aga kui see järelmaksu võimalus on, siis miks mitte, et tasub kindlasti. Ja sa ei maksa mitte sentigi rohkem. Ja sa ei maksa ju mingit lisa, vaid maksadki selle toote eest nii palju, nagu ta maksab tegelikult. Ja mis on nagu väga huvitav, et me ei hakka, lehe peal on info olemas, lugege ise kõik läbi, et sealt, et me ei hakka seda ette lugema, aga lihtsalt üks väga huvitav fakt või kaks olulist fakti, et esiteks, et terves Euroopas ei ole sellele võrdväärset konkurenti saadaval üldse. Ja teine asi on see, et mis on huvitav, et mida ta teeb, on see, et mis on naha funktsioon, on ju see, et nahk on meil kaitsev organ ja naha funktsioon on tegelikult see, et mitte lasta alumistesse nahakistidesse mitte midagi, mis naha peale tuleb, eks ju. Et nahk võitleb kõige vastu, mis tuleb. Ta võitleb ka kõikide nende kreemide ja seerumite vastu tegelikult igaks juhuks, sest see on tema funktsioon. Ja nüüd, et kosmeetikas kõige suurem või raskem ülesanne ongi, et kuidas saada need kasulikud kosmeetikumid siis sügavamatele, naha pindmisest kihist sügavamatesse kihtidesse. Ja üks nendest funktsioonidest, mis sellel aparaadil on, näiteks ka C-vitamiini seerumi puhul on see, et kasutatakse siis seda, mis see ioonfunktsioon oli, et oli ja et nii C-vitamiini seerum, kui siis see aparaadi see funktsioon oli miinuslaenguga. See tähendab, et nad tõukuvad, eks ju. Antud juhul ma võtsin 2 magnetit, näete, see on nii-öelda, üks on siis pluss, teine on miinus praegu ja omavahel saavad kokku, ongi pluss ja miinus. Aga nüüd, kui ma vahetan ära, siis nad tõukuvad tegelikult. Et see annab siis selle efekti, et kui see C-vitamiini seerum kanda näole ja selle aparaadiga töödelda, siis nad tõukuvad. Ühesõnaga, ta surub seda läbi nahabarjääri, seda C-vitamiini siis sügavamatesse kihtidesse. Nii et see on nagu lööklaine, et kui Sille seda kasutab, siis mina vahepeal tunnen, käib niimoodi. Ja ma olen olnud järjekindel, nii et tõesti mugav on kasutada ja tasub muidugi juhendeid lugeda, videoid vaadata ka, aga järelmaksuga ma soovitan soojalt, kui sa oled suuteline pidama rutiini. Eks sa oled nagu, kasutad seerumeid ja skin nutritioni tooteid, siis on mõistlik. Vot niimoodi, nii palju sellest tootest, rohkem ei räägi. Nii, aga läheme edasi, räägime nüüd natuke XS-i toodetest, et meilt on vähemalt mõned inimesed on küsinud, et missugused võiksid olla need igapäevased, kui ma natukenegi liigutan ennast ja et missugust nii-öelda siis seda siis valgupulbrit või kumba kasutada, sest Amway pakub ju 2 erinevat. Et pakub nii-öelda siis näitab seda nii-öelda aminoadvantit. Amino, ja teine on siis Annela näitab meil šokolaadi. Ja šokolaadi. Mul on šokolaadi valgupulber siin. Ja, et see mõte on ju see, et Amway on väga, nii-öelda need loetakse nagu sporditoodeteks, eks ole. Aga nad ei ole ju mõeldud ainult sportlastele. Et ütleme, kui me selle amino juurde tuleme, siis see on selline ülivajalik toode just see, et meil ei tekiks lihasmassi kadu. Et see vadakuvalk täpselt samamoodi, igasugune valk aitab, aga see on nagu kõige võimsam. Ja sellel on, siin on just, et neil on patenteeritud see, et seda L-leutsiini on mitmekordses koguses võrreldes eelneva variantiga ja võrreldes konkurentide toodetega, mis annab siis, on teaduslikult tõestatud, mis annab siis selle kõige parema tulemuse lihaste kasvatamiseks ja see ei ole ainult muskli kasvatamiseks, et kui ma tahan nagu mingi rammumees olla, vaid seda tegelikult on nagu igal inimesel vaja, aga sportlastel absoluutselt kindlasti kohe. Ja väidetavalt on nii-öelda konkurentidega võrreldes üks parimaid amino nii-öelda siis kuidas
aminohapped aminojooke. Aminojooke, mida üldse tegelikult turul võimalik saada on? No meie teame, et see on loogiline, kui on ammeid toodetud, siis jaa, et just seesama, mis on see L-leutsiini kogus on, et sest need samad aminohapped on ju konkurentide omadel ka, aga kõik oleneb, hästi palju oleneb vahekordadest ja kogustest. Ja et neid valgupulbreid kindlasti, siis XS-i joogid erinevad, juba oli juttu, et roosa tuleb tagasi, meil siin täna on näiteks ingverit näitame, et väljaloosimiseks läheb hoopis lilla, mida saab, et kui inimesed vähegi sporti teevad või liigudes, need tooted on täiesti asendamatud, siis on see elektrolüüdijook näiteks. Neid on ka enne trenni on roheline ja pärast trenni on või treeningu ajal on see oranž. Ka füüsilise töö tegemise järel väga aitab tõhusalt keha taastada, eks ju. Ja siis muidugi need toredad batoonid, et ütleme valgubatoonid, need on šokolaadi oma ja on ju ka see kookose maitsega batoon. Sinu lemmik. Minu lemmik. Ei, seda ma saan isegi uskumatult süüa. Jaa. Nii et need XS-i tooted on ka, et nendest kindlasti mitte nagu mööda vaadata, et nad on nagu väga väärtuslikud just sellise energia ja energia andmisel just, eriti kui me oleme liikuvad. Eks? Nii, aga ma ei tea, kas keegi on viimasel ajal kokku puutunud mingi tootega, mis tal on kohe niimoodi lagi pähe lajatanud, et on tulnud mingisugune emotsioon. Annela näiteks kohe avas mikrofoni, palun. Mul tuli väga huvitav seos. Kui Talis ei näe sille pealt, et kas ta läheb ikka ilusamaks ja kaunimaks, siis minul on olnud HealthPointi päevad. Ja tegelikult see sisemine tunne on kõige olulisem. Kas teised näevad või mitte, kuigi ma võin ka kaalu peale panna näiteks suhkruna ja näidata, kui palju ma olen vähemaks läinud, aga see ei pruugi alati meil välja näha. Ja ma ütleks, et ilma nendeta, kui on näha, siis üks on vaniljeka ja üks on šokolaadiga. Need päästavad päeva. Ja teine, mis on ka väga hea, kui täpselt see sama jook ka, et HealthPointi ajal me võime küll kohvi juua, mis meil on ka väga maitseb, aga aeg-ajalt me vajame ka väikest sellist jooki ja kui siis täna oli jutu see sinisega, kui inimestele ei meeldi mull, siis see sinine jook on just selline, et minu meeskonnas on päris mitu inimest, kes võtavad ka sinist jooki. Nii et need on täiesti päevapäästjad ja väga-väga head. Suurepärane, jah. Nii on, et nende valgubatoonidega muidugi, et valgubatoonidega, kui neid targalt süüa vahepaladeks, siis see on ülimalt tervislik ja mõjub väga hästi. Ja ütleme lihtsalt selline, me täna küll ei räägi HealthPointist, aga selline pisike repliik, et mul on miskipärast mulle on viimasel ajal ette visanud erinevaid jutusaateid, kus siis erinevad inimesed Eestist ja välismaalt räägivad kõik siis erinevatest võimalustest kaalu langetamisel ja küll igaüks on siis oma arust kõige targem. Ja küll see, et peale kella 9 ei tohi süüa ja teine ütleb, et peale 6 ja teine ütleb, et just tuleb süüa ja kolmas ütleb, et ainult neid tohib süüa ja tähendab, jälle on see, et võib-olla ongi nii, et iga inimese jaoks ongi oma mingi värk, aga alati on küsimus see, et kas see jääb ka sul püsima, kui see püsima ei jää, siis kas sa jätad midagi tegemata või ei ole see ikkagi see lubatud tulemus? No tuleme lihtsalt selle väga lihtsa fakti juurde, et kõige olulisem, mis on HealthPointi trump, on see, et oluline on teada, et keha peab saama põhitoitained kätte. Et nagu on tegemist millegagi, mis midagi välistab, see ei saa olla inimesele hea. Tuleb lihtsalt asjad õigesti kokku panna. Ja sama on tegelikult, ütleme, nende energiaprogrammi ja kehapuhastusprogrammi puhul. Aga et nad on kõik natukene erinevad, aga just HealthPointi puhul täpselt samamoodi, et see taldrik oleks õigesti balansseeritud kokku pannud, et keha, ühesõnaga me ei välista ühtegi toidugruppi.
ja süüa võib kõiki toidugruppe, lihtsalt oluline on kuidas, et see on nüüd oluline teada. Helpointi programmi ajal muidugi tort ei ole toidugrupp, on ju. Ei, tort ei ole toidugrupp, jah. Seda sa võid, kui sa oled selle programmi ükskord ära teinud, siis sa võid torti süüa. Mitte iga päev. Aga jah, et see ei tule sulle niimoodi, et nüüd ma vahepalaks võtan alati torti näiteks. See, kui mõnikord torti sööd, pole hullu, aga... Hiljuti kuulsin sellist arvu, et maailmas on üle 80% inimestest on ülekaalulised. Ma ei tea, kas see arv on õige, aga tegelikult on see kohutav. See on täiesti kohutav, jah. Ja, ülekaaluline tähendab seda, et ta ei ole veel, mõnele ei paistagi see eriti välja, aga et ta on... Ülekaalulised või rasvunud. Jah. Et igal juhul on see suur probleem inimestel, sest väga paljudel on ka istuv tööviis, töö ja siis on liikumist vähe ja toitumisharjumused on ka täpselt sellised, nii nagu nad on. Jah, aga eks see tuleb ka sellest, et infot on meeletult palju ja kui sa oled nagu üksinda hulbid selles info ookeanis, siis leida see õige informatsioon enda jaoks ja tegelikult olla nagu teadlik. See on päris keeruline ja inimeste elud on keerulised, kiired ja tegelikult ei ole aega süveneda ja et tahaks küll, aga ei olegi aega süveneda ja siis lähebki käest ära. Et see on üks põhjus, ma arvan. Ja mõnedel on ka suhteliselt ükskõik, et kas on seda kilosid 5 või 10 rohkem. Et on ka selliseid inimesi ja igaüks muidugi ise otsustab, aga kes terve tahab olla, see ikka tahab natuke saledab ka olla. Nii, aga ma ei tea vist kuna sääsejuttu me täna ei aja, sest et lihtsalt sääski ei ole. Sest tuul on, muidu on küll. Aga ma ei tea, homme lubas 28 kraadi siia Tartumaale, nii et mina ei tea, praegu on küll arusaamatu, kust kohast see tuleb. Kui me saate ära lõpetame, ühe taliseluga akna peale ootame ja vaatame, et kust poolt see tuleb. Aga täiesti lubab 28 kraadi, nii et täiesti uskumatu, et Eesti ilm ikka üllatab, võiks öelda. Aga et ma arvan, et me sellega tõmbamegi tänased tooteõhtu teemad kokku ja nüüd, kui me ära lõpetame, siis ärge veel ära minge, sest siis me teeme selle XS-i loosimise. Seda ei ole vaja suurel ringil näha, sellepärast me selle just teemegi niimoodi, et teistele siis kõigile, kes meid veel järele vaatavad, soovime siis ilusat suve ja küll see suvi ikka tuleb. 2 päeva on teda juba olnud. Ja loodetavasti tuleb veel 2 päeva. No ja loodame, et vähemalt südames juba on, et vaatame siis võib-olla tuleb kuskilt mujalt ka. Homme tuleb 3. päev. Ja, just. Nii et ilusat õhtut ja kohe näeme uuesti, ärge siis kinni pange kaameraid.